pilli hinna määrab ju turu situatsioon, turu olukord ja vahest mõned hinnad võivad tõusta, teinekord jälle nad langevad, kuidas see trend on parasjagu. Üldse, kuidas pill läheb heaks, kui on hea mängija, siis pill läheb paremaks. Inimene võib mängida pilli nii kinnisemaks kui ka lahtisemaks. No lihtsalt üks võtab poognaga, paneb pilli helisema, see kandub laiali, teine inimene mängib, tuleb kigisev toon ja ei paku naudingut ja kõik sellised asjad. Ja kui üks pill on kaua aega käinud ja väga heade mängijate käes olnud, kes kõik on seda pilli väga hästi lahti mänginud, siis see pill on tõesti hea ja ta maksab ka palju. Ja samas, ütleme, on ju ka leitud neid väga häid, ütleme, kas või Stradivari on leitud, mis ei ole olnud mängijate käes, on seisnud lihtsalt, et aga hakatakse mängima, et tal ei ole sellist kõla nagu teistel Stradivaridel, mis on heade mängijate käes olnud. Ja ütleme, et on välja kujunenud niimoodi teatud meistrid, kellel on õnnestunud paremini, nende pillid on kallimad juba, hoolimata sellest, kes nende peal mänginud on või missugune ajalugu neil on. Kui ka ajalugu teeb ka hinda, kas siis kasvatab või vähendab. Samuti mängib väga palju hinnale rolli, kui terve see pill on. Kui on pillil palju pragusi, siis tema, ütleme, see säiluvuse väärtus väheneb. Et ta vajab tihemini remonti. Ütleme, iga liimitud pind on võimalus rohkem, et ta läheb lahti, kui see, et pill on täiesti terve. Ütleme, et kõige paremateks loetakse Itaalia meistrid. Kliima ja kõik materjalid, mis seal olid, see soodus kliima, seal head materjalid kasvasid, mängijad olid, kultuur oli selline ja väga pikka aega. Tänapäeval müüakse ka hea raha eest veel seda vanaaegset materjali, mida on säilinud. Siin kui võtad ükskõik missugune pill, vaatad peale, et see on odav materjal. Siin on, öeldakse, mõni ütleb, et ahjupuu, eks ole, päras ahju ajada. Et see kuusepuu näiteks, kui käisin puud ostmas ja vaatan, väga ilus puu, küsin, et mille pärast see on nii odav. Ta ütles, et tehke pill valmis, siis saate aru. Sellepärast, et ta ei helise. On muidugi väga head musta puud, mida on tänapäeval juba, mis on muutunud harulduseks. Aga kasutatakse elevandiluud, eks ole, seal poognate juures ja tänapäeval keelatud. Pärlmutrid on erinevad, on väga kalleid, eks ole, mingisuguseid haruldasi. Kulda näiteks ja kuld ja hõbe on poognatega juures kasutatakse. Aga põhiline on meistri nimi ja materjal, mida seal on kasutatud.